Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarashenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade saade. Ja see on saade, kus me vaatame aktsiaturu pikemaajalisemat pilti, erinevad huvitavad majandusuudised, majandusandmed, makroandmed ja muidugi ka firmade kohta kvartaaltulemused. See, mis mõjutab aktsiate nii-öelda fundamentaalset pilti. Tänases saades me vaatame üle sellised teemad nagu inflatsioon ja tarbijakindlustustunne, kuidas need on kaks omavahel seotud ka, vaatame. Siis räägime riskiisu taastumisest turul, sotsiaalmeediasse investeerimine, paar huvitavat graafikut selle kohta ja jällegi oleme varem sellest rääkinud, tarkvarasektori probleemidest, et siin ka veel mõned huvitavad graafikud ja üks huvitav järeldus, mis ma ise enda jaoks tegin, jagan need mõtted täna koos teiega. Ja siis tulevad kvartaaltulemused, täna ASML, Morgan Stanley, TSMC ja Netflix esimesed sellised huvitavamad, suuremad esimese kvartali kohta tulemused. Ja muidugi täna tuleb ka küsitlus. Eelmises saades me vaatasime üle kvartaaltulemused, siis tegin väikse küsitluse, et mis aktsiaid ta valiks. Üle ägedat oli saada nii palju kommentaare, mõned jagasid ka oma mõtted, oli ka päris huvitav lugeda. Nii et täna me teeme ka sama asja, vaadake lõpuni, siis lõpus tuleb küsimus. Ja tänan teid kohe ka lisaks kommentaaridele ka likeide eest, et see on lihtne viis nüüd tänada mind selle saade eest, näidata, et see teile meeldib, et eelmine saade said ka väga palju like ja kommentaare, et mul on hea meel selle üle ja motiveerib mind edaspidi ka nende saadetega tegelema. Enne veel, kui me alustame tänast saadega, siin veel väike reklaam, et mul siin YouTube'is võimalik liituda ka tasulise kanaliga, et näiteks video all on olemas join või liitu, et selle kaudu näiteks saab liituda. Mida tasulisel kanalil ma pakun, et seal saab eelisjärjekorras vaadata iga esmaspäev aktsiaturu analüüsi ülevaadet, sellist nagu lühiajaliselt pilti ja osaleda striimides, mis ma tavaliselt teen 2 korda nädalas, teisipäeval, neljapäeval, siis kui Ameerika aktsiaturg on avatud, koos vaatame siis otse-eetris, et mis turul toimub ja näitan, mis aktsiad ma ise kauplen, kuidas ma kauplen ja arutame seal erinevad huvitavad muud kauplemis-, investeerimisideed ja vaatame palju muud seotud aktsiaturuga üle. Muidugi vastan küsimustele otse-eetris ja nii edasi ja siis saab ligipääsu ka meie Discordi kanalile, kus me ka arutame mõneid asju. Et kui on huvi, siis võite ka kaaluda siin tasulise kanaliga liitumist. Aga alustame nüüd tänase saadega. Ja esimeseks teemaks meil tuleb inflatsioon, et meil saime siit värsket inflatsiooniinfot märtsi kohta nüüd ja juba oli teada, et tänu kütuse hinna tõusule, tänu selle geopoliitilise olukorrale hakkavad või hakkab inflatsioon kõrgem olema ja esimesena vaatame siis PPI, Producer Price Index, tootjate inflatsioon, põhimõtteliselt see koht, kus inflatsioon nii-öelda algab, et kõigepealt tootjatel sisendhinnad tõusevad, siis nad hakkavad tarbijate nii-öelda müügihinnad tõstma ka. Nii et seal, kus inflatsioon algab, PPI, siin me nägime põhimõtteliselt märtsis üle tugevat kasva, et aastases võrdluses 4%-ni ja viimati me näeme nii kõrge inflatsioon oli meil siis 2023 ja 2021, kui ta hakkas kiirenema. Ja alates 2023 tegelikult me näeme, et inflatsioon aastases võrdluses aina kasvab. Samas siin on suur mõju tegelikult sellel kütusel, et kui me vaatame nii-öelda core PPI-d, mis on ilma toidu ja kütuseta, siin me näeme tegelikult siin kuine muutus isegi väiksemaks minemas, et 0,1% oli kuine muutus ja aastane ka vähenes isegi võrreldes eelmise kuuga, olles 3,8%. Kuigi ka siin me näeme üsna kõrgel tasemel siin 4% juures, aga jah, me näeme, et siin viimasel siis sellist nagu inflatsiooni kiirenemisel
tootjate jaoks peamiseks faktoriks oli siin just kütus. Ja sama pilt tegelikult, kui me vaatame siis seda consumer price index ehk tarbijate inflatsioon, siin suht sarnane pilt, et kui me vaatame üldist inflatsiooni, siis siin on ka see jõudsalt tõusnud märtsis 0,9% võrreldes veebruariga ja aastane kasv on 3,3%, ka kõrgem tase alates 2024 ja siis, kui ta hakkas kiirnema siin 2021 oli samal tasemel. Kuid siin on võrreldes PPI-ga hinnad olnud natukene see inflatsiooni tempo natukene aeglustumas, kuid nüüd uuesti siis nägime sellist tõusu. Kui me vaatame nüüd core CPI ilma toidu ja kütuseta, siis siin pilt on natukene parem. No kõigepealt siin 2023, kuidas see kütuse hind mõjutas, et kõigepealt 2023 kütuse hinnad kukkusid kiiremini, et üldine CPI kukkus kiiremini kui core. Aga nüüd, kui kütuse hinnad tõusid, siis me näeme, et core tegelikult ei tõusnud nii palju nagu üldine inflatsioon, ehk siin ka väga palju seda tarbijate inflatsiooni hetkel mõjutas kütuse hind. Ja nüüd tuleb tagasi mängu see graafik, mis me siin ka aeg-ajalt vaatame, võrdlus praeguse olukorraga võrreldes 1970-80. Et nendel aastatel meil oli ka see roheline joon, kõigepealt oli esimene inflatsioonilaine, siis inflatsioon natukene aeglustus, siis oli teine inflatsioonilaine. Ja nüüd me näeme 2021-2022 esimene inflatsioonilaine, 2024-2025 natukene aeglustus ja nüüd 2026 hakkasime uuesti tõusma. Kas tuleb täpselt sama stsenaarium või nüüd tundub, et selline nagu teine inflatsioonilaine tundub küll tulemast. Aga võib-olla siin küsimus, kas see tuleb nii suur või see jääbki siin nagu väikseks. Ühesõnaga tundub, et ajalugu mingil määral, mitte 100%, aga mingil määral hakkab ikkagi meil natukene korduma. Kuidas tarbijatele kõrge inflatsioon meeldib? Noh, üldse ei meeldi. Et kellelegi ei meeldi, kui hinnad tõusevad ja tegelikult seda on näha näiteks sellest consumer sentiment index, et kliendi kindlustustunne. Michigani ülikool teeb seda küsitlust ja põhimõtteliselt siin on andmed alates 1950 ja me pole kunagi näinud nii madalat kindlustustunnet kogu selle ajaloo jooksul. Et me näeme, et ta on küll olnud siin selle taseme lähedal ja just põhimõtteliselt nendel aegadel, kui olid majanduslangust ja eriti inflatsioonid, et siin viimati nii madalal tasemel oli siis, kui meil oli 2022 inflatsiooni tõus, siis 2008-2009 tegelikult seal ka nafta hind meil läks üle $100, enne kui majanduslangus algas, et oli ka väga kiire inflatsioon ja Eestis ka ma mäletan, kahekohaline inflatsioon oli, eriti kinnisvara hinnad kasvasid kiiresti ja tegelikult keskpankade intressimäärad olid ka kõrgemal tasemel. Siin needsamad 70-80, kui meil oli ka see topelt inflatsioon, et siin ka me näeme kindlustustunne on madal. Nii et siin on väga selge selline nagu seos, et mida kõrgem inflatsioon, seda madalam tarbijate kindlustustunne. Ja hetkel siis tarbijate kindlustustunne üle madal, ta pole kunagi nii madal olnud. Sõltumata sellest tegelikult, et inflatsioon on kauge sellest, mis ta oli meil 70-80. Et üsna huvitav olukord. Kuidas see mõjutab aktsiaturgu, nüüd meil tundub, et tekimas sellist nagu kaks eraldi maailma, no sellest juba palju räägitakse, et üks on nagu selline Main Street, teine on Wall Street. Main Street, et põhimõtteliselt see, mis nagu reaalmajanduses toimub, me näeme, et tarbijate kindlustustunne on madal, inflatsioon on kõrge, teine asi, mis toimub seal aktsiatega ja firmade kasumitega. Ja siin me näeme sellist pilti, et näiteks sellest ajast, kui meil Ameerika ja Iraani konflikt algas, turud kukkusid, aga tegelikult mis juhtus selle ootusega kasumiaktsia kohta S&P 500 indeksis, tegelikult me näeme, et ootused kasumi osas läksid kõrgemale. Kui on sealt aktsiahinnad kukkusid, kasumi ootused läksid kõrgemale. Kuid siin võib olla üks selline nagu aga, et näiteks tech-sektoris sellised nagu kasumi ootuste tõstmine tuli peamiselt kahest firmast, SanDisk ja Micron, et nende firmade
tulevased kasumiootustad tõusid kõige rohkem ja nad mõjutasid kõige rohkem näiteks selle tech-sektori kasumi ülevaatust kõrgemale. Ja kui rääkida veel siin tech- ja tarkvarasektorist, et hakkame vaikselt ka sellest rääkima, et siis tegelikult siin me ka nägime, et tegelikult nende aktsiate kasumiootustad läksid kõrgemale, aga aktsiahinnad kukkusid suht palju, eriti tarkvarasektoris. Ja mis sellega on juhtunud, kui kasumiootustad lähevad kõrgemale, hind madalamale, siis PE ratio või siis forward PE ratio oodatava kasumiga jaotatud hind, siis see läheb väiksemaks. Et me näeme, et siis näiteks NASDAQ 100 forward peer ratio hetkel on läinud tasemele 22,4, mis on isegi sellest 10-aastase keskmisest perioodist on madalam ja rääkimata sellest 5 aasta keskmisest. Ja põhimõtteliselt oleme suht samal madalal tasemel, nagu olime 2025 aprillis või 2022, kui meil oli see viimane karuturg. Ja kui vaatame siis S&P Information Technology, rohkem selline nagu tarkvarasektori aktsiad, siis siin sama pilt, et 21,7 on hetkel forward P ratio. See on sellest 10 aasta keskmisest madalam hetkel, mis on 22,8 ja tegelikult samal madalal tasemel nagu samamoodi aprill 2025 ja 2022. Ehk põhimõtteliselt suht hea hinnaga nüüd pakutakse selliseid nagu aktsiaid ja see võikski olla tegelikult meil nüüd põhjus, et miks me nägime nüüd viimaste nädalatega turul nii tugevat rallit, et näiteks kui vaatame NASDAQi mitu päeva järjest NASDAQ sulgeb kõrgemal tasemel, siin on alates aastast 1971 ja me näeme, et siin meil oli 13 päeva tegelikult selliseid nagu olukordi ei ole olnud üldse väga palju ajaloos ja siin just 70, 80 paar korda oli siis, kui oli ka tegelikult kõrgem inflatsioon ja peale seda siin ükskord 90ndate alguses ja siis põhimõtteliselt praegu. Et selline nagu massiivne tõus, mis me nägime aktsiaturul, tegelikult see ei ole selline nagu tavaline käitumine, vaid me näeme, et see on erakorraline. Ja see võibki olla seotud ühelt poolt ka sellega, et tegelikult reaalselt me näeme, et aktsiad muutsid odavamaks ja tegelikult kasumiootustad läksid kõrgemale. Ja siis, kui natukenegi see geopoliitiline olukord seal läks nii-öelda pehmemaks või kõik juba harjusid sellega, siis põhimõtteliselt see olukord, kasvavad kasumid ja madal hinnang, see ka tegelikult võib olla üks põhjuseks, miks me nii tugevat rallit hetkel turul nägime. Ja põhimõtteliselt näitab meil seda, et riskiisu turul ikkagi on ja mis on huvitav, et tagasiostud turul endiselt on olemas ja toetavad turu, kuid mis on huvitav, et meil on olemas selline nagu blackout window, et periood, millal firmad ei osta oma aktsiat tagasi, kuna nad raporteerivad tulemuse, nüüd see tulemuste hooaeg on ja me näeme, et siin aprillis tegelikult kuni 80% firmadest läheb nii-öelda nagu buyback blackout aknasse ehk nad ei osta aktsiat tagasi ja põhimõtteliselt maist siin alates hakkavad uuesti nad tagasi ostud, ehk põhimõtteliselt see ralli hetkel oli seal tagasi ostud praegu väga palju toetust andnud, aga hakkavad andma maist juba ka need toetusturule ja kui me vaatame, kui palju olnud siis nagu autoriseeritud neid tagasioste, me näeme, et 2026 tegelikult oleme siin rekord tasemel võrreldes eelmise aastaga ja seda arvestades ka seda, et suured big tech firmad, kes kulutavad hetkel palju raha CapExile, et nemad vähendavad oma tagasiostud, sellest sõltumata paljud teised firmad tegelikult tõstsid oma tagasiostuprogrammid, noh, eile oli just uudis, et Adobe ka tõstab, ehk palju neid tarkvarafirmasid, mille aktsiahinnad on palju kukkunud, hetkel teevad ka suuremas mahus neid tagasioste.
Mis meil veel räägib sellest riskiisu taastumisest turul, on tegelikult sissevoolud ETF-idesse, mis on Ameerika börsil kaubeldavad. Et kui siin vaadata aastate lõikes, et me vaatasime mingit sarnast pilti juba, siin on nüüd aprillini meil uuendatud ja me näeme, et siin põhimõtteliselt võrreldes eelmise aastatega, nüüd on jällegi meil on rekord juba 60% rohkem käibed nende ETF-idega hetkel võrreldes eelmise aastaga. Ja siin meil oli väike inks madalamale märtsis ja nüüd aprillis hakkas see uuesti tagasi taastuma, et sellise tempoga meil see aasta tuleb siis selline nagu rekordiline ehk riskiisu Ameerika varade vastu on olemas. Ja muidugi tavaliselt, kui selline nagu riskiisu turul on, raha voolab turule, siis tihti üritatakse ka sel ajal müüa investoritele võimalikult kallilt erinevad populaarsed firmad või populaarsete firmade aktsiad. Ja siin me näeme, mis see aasta tahetakse teha IPO turul, et siin räägitakse kolmest suurest IPO-st, SpaceX, OpenAI ja Anthropic, et me näeme, SpaceXi valuatsioon on kuskil 1,5 triljoni, OpenAI 850, Anthropicu hetkel 350, nad on võib-olla juba siin muutunud, see on veebruari lõpuseisuga andmed, et siin olid vist mõned tõstmised ja need valuatsioonid läksid hetkel veelgi kõrgemale siin, aga jah, võrreldes tegelikult siin varasema IPO-dega me näeme siin ARM Holdings näiteks oli 133 miljardit, Porsche oli 45 miljardit, et kui suured IPO-d need peaks tulema. Ja muidugi, kui see kosmoselennud, tehisintellekt hetkel kuumad teemad, siis üritataksegi hetkel kasutada ära seda turu positiivset meelestust, riskiisu, et turg on all-time high tasemel, aktiivsus on kõrge, siis proovitakse, just seetõttu kiirustatakse nüüd see aasta, mulle tundub, need IPO-d ära teha. Ja siin, kuidas on see IPO-de ootus on muutunud, siin on näiteks Morgan Stanley poolt, kui ma ei eksi, see graafik, et detsembris, eelmise aasta detsembris oodati kuskil, et IPO-d tulevad see aasta 50-60 miljardi summas ja märtsiks on juba see ootus 10 miljardi võrra läinud kõrgemale. Nii et vaatame, kui sama hea olukord turul jätkub, siis võib-olla veelgi rohkem firmasid tahaks IPO-d teha. Nii, lähme järgmise teema juurde. Siin ma nägin üht huvitavat graafikut ja siis mõtlesin, et natukene räägiks nendest sotsiaalmeediaplatvormidest ja kas nendega on võimalik ka investoril kuidagi raha teenida, nendesse investeerida. Et üks huvitav graafik, mis ma nägin, siin on sellised nagu indekseeritud global monthly average users ehk sellist nagu üle maailma, mis on igal platvormil keskmiselt sellised nagu kui palju kasutajaid kuus keskmiselt on. Ja siin on meil välja toodud sellised nagu peamised platvormid. Ameerika omad vist siin ei ole meil TikToki näiteks, et Facebook muidugi kõige kõrgem, et siin ta ei näita meil siis sellist nagu kasutajate arvu, vaid alustades jaanuarist 2021, kui seda indekseerida 100-ga, et siis kui palju on kasvanud. Et me näeme, et Facebook tegelikult siin viimased aastat enam väga palju ei kasva. Et mis metal kasvab, on Instagram, et see helesinine joon, et see on endiselt kasvutrendis, nii et meta tervikuna on kasvab, kuid Facebooki osa selles on juba jõudnud vist oma maksimumini. Instagramis, kuidas areneb Instagram, kuidas seal rohkem raha teenitakse, kuidas seal trendid on, sellest ka kohe räägime järgmisel slaidil. Aga mis siin veel huvitav, et mis mulle paistas siin silma, et see roheline joon tegelikult ka suht ilusti kasvab ja see on Pinterest. Ma ise ei kasuta seda, aga siin on näha, et tegelikult kasutajad siin tulevad juurde ja Pinteresti aktsia meil on börsil kaubeldav alates 2019 ja kui vaadata, siin on meil kuine graafik, siis tegelikult hetkel saab Pinteresti osta börsil isegi madalamal hinnal, kui ta oli
IPO-ga 2019 või 7 aastat tagasi. Ja kui vaadata, mis finantsid olid toona Pinterestil 2019, käibe oli 1,14 miljardit, hetkel on juba 4,2 miljardit, ehk põhimõtteliselt 4 korda suurem käibe ja aktsiahind on madalam ja samas firma on juba kasumlik, et 60 senti aktsia kohta teenis eelmine aasta. 2019, 2020 ta oli veel kahjumlik ja 2019 me näeme suur kahjum isegi oli. Eelmine aasta oli natukene suurem kasum, aga siin oli ta erakorraline, aga ilma erakorralise osata ta ikkagi oleks juba kasumlik, põhimõtteliselt siin 2 aastat järjest meil, nii et selline huvitav, et kasutajate arv kasvab, käibe kasvab ja juba kasumlik ja kui vaadata valuatsiooni, et hind on ju madal hetkel, samal tasemel nagu IPO, isegi madalamal tasemel, siis P ratio 34, aga tulevane on juba 10-st madalam. Me siin vaatasime ka üle Pinteresti tulemused ühes saades, võite minu kanalis otsida, leida. Ja vaatame kindlasti, kui siis Pinterest raporteerib esimest kvartalit, mis seal tuleb. Aga see on üks huvitav aktsia, mida võiks jälgida. Ja rääkides siis Instagramist, kuidas Instagramis on põhimõtteliselt selline nagu reklaami näitamine ja content'i sisu on muutunud, et siin on huvitav, mis on juhtunud siin 3. kvartalis 2024. Et nagu te võib-olla teate, et Instagramis on olemas erinevad sellised nagu asjad nagu main feed, peamine, selline asi, mis sa seal vaatad, siis on võimalik story'd vaadata ja Reelsid. Reelsid on põhimõtteliselt sama, mis YouTube'i shortsid või siis TikTok'i need lühivideod. Ja võib-olla see näitab mitte ainult siis sellist nagu Instagrami kohta, vaid kogu selle sotsiaalmeedia kohta. Ja võib-olla olete sellest juba ka teadlikud, et inimesed hakkavad aina rohkem vaatama just need samad lühivideod, et siin on ka näha, et Reelside osakaal hakkas kasvama ja see main feed ja story või muud siin isegi languses. Ja kui vaadata, kust siis Instagram raha teenib, muidugi nad teenivad selle reklaamide näitamisega, kus nad näitavad reklaami, me näeme, et siin ka alates 2024, et Reelsides aina rohkem reklaami tuleb Reelside kaudu ja siis peamises feed'is ja story'des see hakkab nagu vähenema. Ehk põhimõtteliselt näitab meil seda, kuidas on muutumas see sotsiaalmeedia, enam ei ole mingi postituste lugemine seal, vaid rohkem just selliste nagu lühivideote vaatamine ja põhimõtteliselt see, kes oskab neid näidata, see võibki olla siis hetkel ja lähitulevikus selline nagu võitja. Ehk noh, siin meil ongi siis TikTok, YouTube'i shortsid ja siis Instagrami Reelsid. Ma ei tea, mis Pinterestil on, kuna ma pole kasutanud, kas seal on ka midagi sellist on olemas. Et huvitav, kui te kasutate, võite kommentaarides kirjutada, et kas Pinterestis tegelikult on midagi sellist laadset või seal üldse ei ole seda vaja. Sest huvitav jah, kasutajate arv ikkagi kasvab ja kui kasutajad pigem eelistavad hetkel sellist nagu lühivideot, siis mille arvel Pinterest kasvab. Kui teil on infot selle kohta, siis oleks äge kuulata või lugeda kommentaarides. Nii. Järgmisena vaatame siin jällegi natukene siis seda tarkvarasektori ja siin paar graafikut, mis panid mind natukene mõtlema, kas äkki see probleem, mis meil tuuakse esile, ei ole nii palju nagu see probleem, millest räägitakse, et siin meil on välja toodud BDC ja software ETF-id, ehk põhimõtteliselt BDC-d, need on, nendest me rääkisime eelmistes saadetes, business development company, sellised nagu firmad, see sinine joon, mis pakuvad põhimõtteliselt siis laenud erinevatele startupidele, väiksematele firmadele, kes ei saa laenu võib-olla pankadelt või võlakirjaturult, et siis sellist nagu riskantsemat laenud. Ja me näeme, et siis põhimõtteliselt nende fondidega oli probleem, et nendest hakati raha välja võtma, muretsetakse nende laenude tõttu ja kuna seal väga palju sellist nagu tarkvara sektoriga firmadel võlad, siis hakati muretsema üldiselt ka nende tarkvaraaktsiate kohta, mis on ka börsil kaubeldavad, et me näeme siis, see tarkvara ETF on ka kukkunud koos selle BDC-ga. Aga kui me hakkame natukene sisse vaatama, siis
noh, kõigepealt, mille kohta nagu muretsetakse, et siin on Bloombergi poolt graafik, mille pealkiri on Maturity Waters Looming for Technology Debt ehk põhimõtteliselt selline nagu tehnoloogia sektori võlad, mis peaks tagasi maksma. Et põhimõtteliselt me näeme siin suur tagasimaksmine peaks toimuma 2028, 2031. et sellised nagu siin on välja toodud kaks sellist indeksit ja sellelt Bloomberg Global Leverage Loan Index, sellelt on nagu rohkem laene, me näeme. Aga jah, põhimõtteliselt siis noh, see aasta veel ei ole palju, et hetkel tegelikult muretsetaksegi just nagu sellest perioodist 2028, 2031, et siin just äh, varasematel võetud laenud, kui firmad peaks need tagastama, siis põhimõtteliselt selle tõttu muretsetakse. Ja miks muretsetakse, sest hakkab rohkem pankrotti tekkima, et siin me näeme ka UBS-i poolt, Šveitsi panga poolt siis selline huvitav graafik, mis näitab meile korporatsioonide sellist nagu pankrotistamist, et kui palju siis esitatakse need pankrotiavaldusi. Ja mis siin on huvitav, et siin on lahti löödud private ja public ehk põhimõtteliselt public, need on need firmad, mis kauplevad börsil ja private on need, mis on siis põhimõtteliselt selline nagu private equity ehk noh, ongi mingid näiteks tarkvara startup'id, no näiteks seesama OpenAI hetkel, Anthropic, nad on kõik hetkel private, et nad ei ole börsil kaubeldavad. Aga neil on samamoodi olemas aktsiad ja nii edasi. ehk põhimõtteliselt see on see erinevus. Ja me näeme, et põhimõtteliselt public firmadel, need, mis börsil kaubeldavad, nende pankrotistamiste arv pole nagu väga palju suuremaks läinud, et seal probleemi ei ole. Ja suurem probleem hakkaski tekkima nendel private firmadel, mis ei ole börsil kaubeldavad. noh, nad ongi rohkem riskantsemad, pole veel börsile jõudnud, on varasemas arengufaasis ja põhimõtteliselt rohkem neist failab ja me näeme, et siin see kasvab. ja põhimõtteliselt, kui see kasvab, siin on suur võlg ja see ongi see probleem, millest hakataksegi muretsema, aga sellega kaasati kaasa ka need tegelikult börsil kaubeldavad tarkvarafirmad. vot vaadates neid graafikuid, mul tekkis selline tunne, et okei, siis tegelikult võib-olla muretsetaksegi üle nende tarkvarafirmade kohta, mis börsil kaubeldavad, sest nad on tihti, no me võtame ServiceNow, Salesforce, et nad on hea käibega, hea kasumiga juba firmad, et neil pankrotimine väga keeruline tegelikult. ja kui me vaatame mingid uuemad startup'id, mis on tekkinud, noh, seal on seal nagu pankrotistamise tõenäosus on palju suurem. ja siin me ka näeme veel põhimõtteliselt selline nagu graafik, mis veel natukene kinnitab seda mõtet, et põhimõtteliselt kuhu kogu see nagu võlg, et mille jaoks oli laenatud nii palju raha software technology sektoris, siis fondid ja põhimõtteliselt milleks raha oli kulutatud, et me näeme siin väga palju just läks sinna nagu venture investeeringute, et kõige sellised nagu algfaasis kõige riskantsemad, et eriti siin 2020, siis kui oli odav raha, et siin oli selline nagu buum. aga toona oli võetud laen ja nüüd me nägime, et siis 10 aasta pärast ilmselt tulevad paljude laenude tagasimaksmise ajad ja just nagu selle kohta eriti palju muretsetakse. et muud sellised nagu väljaostud või kasvu jaoks tegelikult me näeme, et siin nii palju laene ei olnud, et just selline nagu venture, kõige riskantsemad. ja BDC-d, nagu me rääkisime, need, kes andsid laenu põhimõtteliselt, et enamik läkski sinna software and technology, et me näeme siin alates 2010 osakaal, selle sektori osakaal nendes laenudes läkski siin umbes 50% juurde ja teised sektorid pole nii palju kasvanud. nii et sellised huvitavad graafikud. okei, siin jooksid graafikutest ära, aga see on kõik siis üldiste teemadega. ja järgmisena vaatame üle siin mõned huvitavad kvartaaltulemused, mis meil on siin juba hiljuti olnud esimese kvartali kohta ja alustame
ASML aktsiast. ASML meil on siis Hollandis baseeruv firma, mis toodab siis need masinad, mis toodavad omakorda siis kiibe. Ja täna me vaatame seda siis masinavalmistajate tulemused ja siis selle tehase tulemused, kus need masinad kasutatakse, et kiibe valmistada. Ma räägin siis TSMC-st. Aga ASML, suht head tulemused. Käibekasum olid parem, kui analüütikud ootasid. Kasum tuli siis 7,15, kusjuures siin on eurodes. Analüütikud tootlus oli 6,60 ja käibe kasvas 13% võrreldes eelmise aastaga 8,77 miljardit. See on eurodes, kui me vaatame siin dollarites, see on kuskil siin 10 miljardit dollari. Järgmiseks kvartaliks natukene langetasid prognoosi, kuid marginaalid jäävad endiselt kõrgel tasemel ja tõstsid dividendi ka hetkel 17% võrreldes eelmise aastaga. Aktsia hind reageeris, ta on niigi siin väga palju tõusnud juba ja peale tulemust reageeris siin 2%-se langusega, väikse langusega. Kvartaalselt, kui me vaatame, siis firmal suht kõikuv selline nagu müük, nagu me näeme, aga üldiselt liigub ülespoole see kvartal võrreldes esimese kvartaliga eelmine aasta ka me näeme siin kõrgem käibe, siis 13% kasvanud. Ilus kasumlikkus, kasum kasvab, et kui siin vaadata natukene sügavamalt TTM trailing 12 months, me näeme, et siin viimased kvartalid siis käibe ilusti kasvab, kasum kasvab. Kasumlikkusega, nagu juba sai mainitud, et siin marginaalid üsna head, et siin eelmise aasta lõpuga oli gross 52, nüüd toodetakse samal tasemel, põhimõtteliselt siis 51, 52. See kvartal oli TTM, ta on 52,6 ja operatsiooniline profit 34,30 ja me näeme, et nad on siis ajaga viimase 10 aastaga siin eriti operatsiooniline profit kiiremini kasvanud isegi kui gross, et firma on läinud rohkem efektiivsemaks, kasumlikumaks. Nii et väga hea kasumlikkus, väga hea kasv, mis võib-olla ei ole nii hea, P ratio 49,5 ja tulevane 30. Ja põhimõtteliselt vaadates ka Gurufox evaluatsiooni oluliselt ülehinnatud hetkel ASML aktsia. Selle kohta jällegi peab tõdema, et hea äri, aga hetkel võib olla natukene hilja osta, et siin olid head ostukohad tegelikult 2025 kevadel ja enne seda 2022 lõpus. Ja võib-olla siin 2023, siis kui ta ASML oli allahinnatud. Et just siin 2025 ma rohkem rääkisingi sellest, et ta on huvitav investeerimised ja aga hetkel nad juba kallimaks läinud. Et hetkel just selle tehisintellekti tõttu ja kõige nende andmekeskuste vajaduste tõttu, et sellised nagu just kiibisektori aktsiad, kes on seal tarneahelas, nemad ongi hetkel veits ülehinnatud selle populaarsuse tõttu. Mis siin veel huvitav, et väga palju ASML-i müügist läheb Hiinasse ja üldse põhimõtteliselt Hiina on üks suur klient selliste firmade jaoks, kes valmistavad sellist masinad, mis teevad kiibe. Kiibed on väga erinevad tegelikult, et seal on olemas 3-nanomeetrilised kiibed, kõige sellised nagu arenenud. Ja on olemas ka väiksemate nanomeetritega kiibid, mis kuskil autotööstuses kasutatakse või mis iganes. Ja me teame, et Hiinas on keelatud müüa kõige arenenud need masinad. Aga firmad teevad ka väga palju muid sellist nagu masinaid ja neid on lubatud Hiinasse minna ja müüa ja kui me vaatame, palju erinevad siis seadmete valmistajad müüvad Hiinasse, seesama ASML, näiteks eelmine aasta ja see aasta, miljardites dollarites või 2025-2024, et siin me näeme, kõikidel firmadel siin on see kasvanud, praktiliselt siin Tokyo Electron, Jaapani firma, et nendel on müük Hiinasse langenud. Aga kui vaadata siin protsentuaalselt palju, siis Hiina oli kogu käibest protsentuaalselt, siis me näeme, et tegelikult siin kõikidel see osakaal kasvanud, aga põhimõtteliselt Hiina on väga oluline turg ja see on siin 36-44% vahemikus.
et üsna oluline tükk ja enamik siin ongi sellist nagu Ameerika firmasid, no ASML on Hollandi, Applied Materials, Lam Research, KLA on Ameerika ja siis on üks Jaapani Tokyo Electron. Ja need on siis peamised ASML-i konkurendid mingis mõttes. Mis on aga Hiinas endas juhtunud, et võib-olla siin mingi hetk selles nimekirjas ilmub ka mingi Hiina firma, sest jah, Hiina võib-olla lihtsamad masinad, nad oskavad juba teha ja kuna piiratakse eksportimist Hiinasse sellist nagu arenenud masinad, siis nad ise hakkavad seal midagi arendama. Muidugi nii kiiresti näiteks ASML-ile järgi hetkel ei jõua ilmselt, aga siin me näeme, et mõned firmad välja toodud, siin Hiina firmad just, ma ausalt öeldes neid väga palju ei tea, et me näeme, neil hakkas ka siin ilusti käibe kasvama just selle Naura oma kõige rohkem käibe ja kasum. Põhimõtteliselt me näeme, et nende Ameerika piirangute tõttu hakkab selline kodumaine Hiina masinate tootmine arenema. Järgmine kvartaal tulemus, mis me vaatame, on Morgan Stanley, selline investeerimispank Ameerikas, raporteeris üsna head tulemused, et nii käibe kui ka kasum olid parem, kui analüütikud ootasid. Ja käibe kasvas üsna ilusti, 16% võrreldes eelmise aastaga, et jõudis juba 20,6 miljardini. Ja kasumaaktsia kohta tuli 3,43 aktsia kohta, see oli 41 sendi parem isegi, kui analüütikud ootasid. Üsna hea tulemus, aktsia hind reageeris ka positiivselt, enne tulemust juba veits tõusnud ja siis tulemusega ka 4% hüpanud kõrgemale. Kui vaadata kvartaalselt, Morgan Stanley läheb väga hästi, me näeme käibe iga kvartal praktiliselt siin kasvab, väga ilus kasum olemas, trailing 12 months siin samamoodi, ilusti kasvab käibe, kasum, marginaalid, siin on operatsiooniline 18, net 14. Ja peamine raha, kust Morgan Stanley meil teenib, me näeme siin peamised sektorid neil. Institutional securities, kuskil 47%, pool nende ärist. Wealth management, varade juhtimine siis 45% ja väike osa selline nagu investment management ka olemas. Ehk puhas selline nagu investeerimispank. Valuatsiooni poolest P-ratio't vaadates tegelikult väga kallis ei ole isegi, 17, forward on 15, arvestades seda 16% kasvu. Tundub isegi suht okei, kuid Guru Foxi valuatsiooni järgi see on veidi ülehinnatud ikkagi. Järgmine kvartaal tulemus, mis me vaatame, on TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, täisnimi siis, et see ongi see tehas, peamiselt siis Taiwanis asub, kus kasutatakse näiteks ASML-i masinad kiivide valmistamiseks. Ja siis Nvidia, AMD, kõik tellivad, kellel tehaseid ei ole, tellivad sealt oma kiibe. Saadavad oma disainid sinna ja siis saavad valmis kiibid tagasi. TSMC siis raporteeris tulemuse, mis üllatus analüütikute ootusi, tõstis ka järgmiseks kvartaliks prognoosi, kasum tuli $3.49 aktsia kohta, ootus oli 3.30 ja käibe kasvas lausa 40,6% võrreldes eelmise aastaga, 35,9 miljardit tuli. Tõstsid prognoosi teiseks kvartaliks ka 39,40 miljardit, oodatakse analüütikud tutvus oli 38. Ja marginaalsus neil väga hea, et gross margin, me näeme siin eelmise aasta lõpuga oli 59, TTM hetkel on 61 ja siin nad näevad teiseks kvartaliks juba 65-67 ja see kvartal oli ka 66 gross. Põhimõtteliselt me näeme siin ajaloos, neil gross operatsiooniline profit marginaalid kasvasid ja hetkel siis endiselt jätkavad tõusu, et nõudlus suur, saavad suure hinnaga kiibe valmistada. Aktsia hind on ka siin juba palju tõusnud, nagu teiste pooljuhtide sektorite aktsiad ja peale tulemust tegelikult siin reageeris väike langusega, -3%. Visuaalselt vaadatuna me näeme, et käibe ilusti kasvab, väga hea marginaalsust, millest me just rääkisime. Kasum ka kasvab, et väga palju. Marginaalsus näitab meil seda, kui palju kasumiks tuleb siis sellest käibest ja näeme, et siis põhimõtteliselt profit on peaaegu 50%, et iga dollari müügist 50 on puhas kasum.
et väga võimas. TTM trailing 12 months me näeme, käibe ilusti kasvab, kasum ilusti kasvab. Ja evaluatsioon hetkel P-ratio 30, tulevane 19. Ja Gurufox evaluatsiooni järgi ka hetkel veidi ülehinnatud. Et siin samamoodi ma mäletan, et TSMC siin 2022 oli kuskil P-ratio'ga 10. Ma ka vaatasin toona seda aktsiat ja tundus kuidagi üleoodav, arvestades, et kibivajadused kuhugi ei kao ja siis firma ilusti areneb ja põhimõtteliselt hetkel on juba näha, et oli tegelikult õige mõtlemine ja õige ostukoht. Järgmine hea ostukoht oli siin meil eelmise aasta aprillis. Ja nüüd põhimõtteliselt jah, natukene juba kallimaks läinud see firma. Ja viimane tulemus, mis me täna vaatame, Netflix. Netflix raporteeris ka üsna hea tulemuse, kasum oli 40 senti, 47 senti parem kui analüütiku tootlus, $1.23 tuli aktsia kohta ja käibe tuli sama nagu analüütikud ootasid ja see on kasvanud 16% võrreldes eelmise aastaga. 12,2 miljardit oli juba kvartali käibe. Mis huvitavad veel nad ütlesid, et neil hakkasid olema need plaanid, kus nad näitavad reklaami, et see ilusti kasvab, nad ootavad, et aastaga see kasvab 100%, kahekordistub, jõuab see aasta 3 miljardini juba. Siis, mis veel huvitavat, kuskil siin oli kirjas, et nad tõstsid hinna ja siis põhimõtteliselt see oli hästi vastu võetud klientide poolt. No ilmselt suurt alternatiivi tegelikult Netflixile ei ole ja Netflix ongi üks hea selline nagu firma, mis ka inflatsiooni ajal saab hinna tõsta ja kliendid laiali ära ei jookse hetkel. Nii et selline nagu võimekus Netflixil on. Siis nad said tegelikult siin 2,8 miljardit sellist nagu termination fee'd nii-öelda, et nad tahtsid Warner Brothersit üle osta, kuna see tehing nii-öelda katkes ära. Warner Brothers valis teise ostja, siis nad said 2,8 miljardit, neil bilanss praegu läks üliheaks, väga palju vaba raha, nad saavad nüüd kas aktsiate tagasiostu teha, nad hetkel korraks seda peatusid, kuna tahtsid seda suurt ostu teha, aga nüüd raha jääb üle, saavad suuremat aktsiate tagasiostu äkki teha. Ja vaatame, kuhu nad veel siis hakkavad seda raha suunama. Ja tulemused, kui me vaatame siin kvartaalselt, me näeme, iga kvartal käibe ilusti kasvab, kasum ilusti kasvab, trailing 12 months siin samamoodi. Käibe kasumi kasv, väga hea marginaalsus, 49 gross, profit on 28, siin me näeme ajalooliselt ka viimast 10 aastat nii gross kui ka operatsiooniline profit, marginaalid kasvasid ja siin nad tõid välja, et põhimõtteliselt 32,3 oli operatsiooniline marginaal esimeses kvartalis, DTM on 30 ehk põhimõtteliselt jätkab edasist tõusu. Ja kõik nagu suht okei äriga, aktsia hind on enne seda langenud, siis teinud siin meil märtsi või veebruari keskel tugevat tõusu ja peale tulemust langes 10%. P-ratio 30, tulevane 24 ja Gurufox evaluatsiooni järgi tegelikult fair value'd, õiglaselt hinnastatud. Et võib-olla jah, arvestades sellist nagu kasvu, mitte väga kõrget P-ratio arvestades, sellist nagu konkurentsieelist, mis Netflixil on, nende võimekust hinda tõsta, reklaamist hakkab rohkem tulema, nüüd on vaba raha rohkem, et võib-olla Netflix isegi hetkel üsna huvitav ka investeerimisidee, noh, mitte võib-olla palju raha sinna panna, aga vähemalt hetkel tundub, et väga palju ei maksa üle. Et siin kõige parem ostukoht muidugi oli siin 2022 jällegi. Et siis, kui Netflixit kellelgi ei olnud vaja ja siis ka sai üliodavalt seda osta. Et nüüd selle viimase langusega tegelikult siin meil oli veebruaris see aasta üsna hea ostukoht, aga hetkel jah, selle langusega peale kvartaal tulemas, siin võib isegi vaadata seda investeerimisideena nüüd. Ja nüüd
jälle sama küsimus, et eelmises saades see oli hästi vastu võetud ja ma paluks teid järjekordselt siis kommentaarides kirjutama, et me vaatasime siin 4 firmat. Hetkel kõik tundub olevat sellist nagu huvitavat, aga kui te peaks valima hetkel üks nendest aktsiatest investeerimiseks järgmiseks 2-3 aastaks, mis aktsiat te valiksite nendest 4-st, ASML, Morgan Stanley, TSMC või Netflix, et pange samamoodi kommentaaridesse, kas firma nimi, tiker, kui panete ka lihtsalt mingi kirjelduse, selgituse oma valikule juurde, oleks eriti hea, kui saate oma mõtet jagada ja vaatame, mis siin kommentaarides tuleb huvitavad. Ja see on siis kõik minu poolt, et siin kiire veel reklaam, enne kui ma lõpetan 25, 27 mai, järgmine kuu, siis kuu aja pärast meil toimub koostöös Äripäeva Akadeemiaga järgmine aktsiakauplemise meistriklaas. see on selline koolitus, kus ma räägin kauplemissüsteemis, aktsiakauplemisest, kuidas üles ehitada sellist nagu kauplemissüsteemi, mis oleks pikaajalises perspektiivis kasumlik, mis on seal ehitusplokid, kuidas neist siis seda süsteemi üles ehitada ja muidugi näitan kõike seda enda süsteemi, enda tegutsemiste näitel. väga palju enda näited seal koolitusel mul on. ja põhimõtteliselt, kui on huvi, siis jätan lingi selle video all, võite vaadata ja kui on huvi, siis registreerida. ja see on kõik minu poolt, kohtume siis järgmises videos ja kõike head!